Tere hommikust! Jätkame meie teema. Teema on NLP massaažis ja vaatame üle, mis oleme juba läbinud sinuga. Nagu ma rääkisin, ma näen, et seanside ajal meil ei ole piisavalt aega, et kõigest rääkida ja ma kogusin meie teemad, millest me räägime ja millega me töötame. Ma kogusin neid kokku, struktureerisin ja otsustasin, et ma teen selline nagu saari, et rohkem saaks jagada seda, millest me räägime, kuidas me töötame, millised instrumendid me kasutame, et kehaline teraapia, kehaline praktika oleks võimalikult efektiivsem sinu jaoks ja mõnusam sinu jaoks, et meie kohtumised oleksid meeldivalt, aga samal ajal hea tulemustega ja efektiivse tulemustega. Ja muidugi massaažis ma kasutan holistiline lähenemine ehk me töötame kehaga, aga väga tähelepanelikult ma vaatan, kuidas saab läbi mõistuse, läbi alateadvuse töötada sinu kehaga, sinu mõistusega, sinu enesetunnetega, et sina saad võimalikult rohkem meie kohtumisest. Ja ma võtsin seda tsükli ette, et vaadata, mis on NLP massaažis ja kuidas me seda kasutame minu seanside ajal, aga kuidas sina saad enda jaoks seda kasutada. Sellest on kõik need salvestused, mida sa saad järgi vaadata ja enda jaoks võtta oma ellu. Mis on NLP? Neurolingvistiline programmeerimine ehk see on need seadused, mis baseeruvad meie psühholoogia ja mis annavad mõista, mis minu sisemises maailmas toimub ja mis on toimunud toimub minu ümber ja kuidas teades kõige seda, ma saan juhtida oma elu ja mõjutada teiste peale. Ja mis teemad me oleme juba vaadanud, et mul on märkmed nagu alati, aga nad on vene keeles, et ma natukene pidurdan, kui ma räägin eesti keeles, aga saame hakkama. Esimene teema, mis meil oli, kõlab kommunikatsiooni eesmärk on saada tagasiside ehk mida täpsem, mida konkreetsem ma ütlen välja, mida ma tahan sinult. Seda rohkem mul on lootus, et sina saad minust aru ja sina teed seda, mida ma soovin. Näiteks ma küsin, et tee mulle palun hea joogi. Ja sina teed, sa armastad mind, sa soovid mulle kõige paremat ja sa teed kõige parim jook, mida sa oskad teha. Ja sa teed seda mulle. Aga see ei tähenda, et see mulle meeldib, sest minu mõistes hea jook on hoopis teine, võib juhtuda nii. Ja see ei tähenda, et sina oled pahatahtlik või mina, aga see tähendab seda, et mina ütlesin mitte nii täpselt välja oma soovi ja sina said aru nii, nagu sina said aru läbi oma filtrid. Ehk kommunikatsiooni eesmärk on saada tagasiside õigel viisil. Teine teema meil oli see, et ei ole vead on olemas tagasiside. Et see on sellest oli saade, et ükskõik, mis ma teen elus, kõik see õpetab mind. Ma ei saa saada hea kogemus või õppetunni sellest, et ma kogu aeg võidan. Aga siis, kui mul tuleb mingisugune uus juhtum, millega ma pole kokku puutunud varem ja millega ma ei ole veel harjunud käituda või osata kuidagi aru saada, siis see õpetab mind ja tänu sellele ma saan kasvada oma arengus. Ehk ei ole vead, on olemas tagasiside, elus tagasiside. Järgmine teema oli see, et kaart ei ole territoorium. Mida see tähendab? Et mul on navigaator, mul on vaja punktist A punkti B sõita. Ta näitab hea marsruuti, aga läbi
kaarti oma telefonis või autos, mina ei saa tunda seda linna, mina ei saa tunda seda vibe'i, ma ei saa tunda neid inimesi, kes elavad selles linnas, kes teevad sellest linnast täpselt sellise vaimuga, mis linn on olemas. Ehk kaart ei ole territoorium. Kaart, see on lihtsalt väike pilt sellest, mis on, aga see kaart ei edasta see, mis sisu on. Ehk kui me räägime massaažist, et minu fantaasia või minu mõtted sinu kohta, sinu tervise kohta, sinu pingutuste või mingi probleemide kohta, minu fantaasia või minu ettekujutus ei tähenda mitte midagi, sest ainult sina tead oma keha, ainult sina tead oma vajadused, mured, rõõmud ja põhjused, miks need mured tulnud. Ehk minu kaart ei ole territoorium, ehk minu mõtted sinu kohta, nad ei ole õiged. Ma võin arvata, võib-olla midagi ma saan sinust aru, aga et kõige rohkem sina tead iseennast. Järgmine teema, mis meil oli ressursside kohta, et tänaseks meil on kõik ressursid olemas selleks, et hakata jõudma oma eesmärkideni. Et kõik need teemad, mida ma tahan ette võtta ja millega ma tahan töötada või mille nimele ma tahan liikuda edasi, tänaseks mul on kõik ressursid selleks olemas. Sellest ma rääkisin rohkem saades, et parem vaata üle, et saada endale rohkem nipid ja kuidas seda saad kasutada. Järgmine teema oli see, et oli 5. teema, oli see, et kui keegi sai hakkama, mina saan ka. Näiteks, kui minu juurde tuli üks inimene ja tal oli alaseljaga probleemid. Ja me saime hakkama. Me lahendasime seda probleemi, me leidsime parimad nipid, kuidas saab võimalikult efektiivsem töötada tema kehaga ja saada terveks. Ehk, kui tema sai hakkama leida enda jaoks lahendus, sina saad ka. Kui sina ükskord elus õppisid välja, kuidas kõndida lapsepõlvest, kui olid sündinud, siis juhul, kui juhtub inimesega mingi õnnetus ja ta peab oma elu täiesti nullist alustada ja mul on see klient, kes täiesti nullist alustas õppida, kuidas käia, kuidas hingata iseseisvalt, kuidas alaneelata, kuidas rääkida. Nüüd ta tuleb ise minu seansile. Meie suhtleme mitmes keeles, et ta on väga andekas ja ta oskab mitu keelt ja tema õppis uuesti seda kõike teha, sest ükskord ta on juba seda õppinud. Tema keha mäletab seda kõike ja ta saab uuesti seda teha. Ehk kui keegi sai hakkama, mina saan ka. Kui mina sain kunagi hakkama saada millegiga, ma saan seda uuesti teha ja veel paremaks, sest ma olen juba kogenud. Tänane teema on see, et igas käitumises on positiivne soov või kavatsus. Ja mida see tähendab? Mul oli mingi vana anekdoot, et selle anekdooti järgi, et miks sa tapis ära vanaema? Mul oli vaja raha. Et selline kavatsus oli mitte see, et rikkuda vanaema elu, aga see, et raha saada. Tal oli hea positiivne kavatsus, aga need käitumised ei ole terved, õiged ja head. Aga tema arvates, anekdootist, tema arvates, mis ta tegi kõige parimad tema jaoks, enda jaoks, et tal oli vaja raha. Ta sai raha. Mis viisil on juba teine teema, aga igal käitumises on positiivne soov või positiivne kavatsus. See töötab ja kui sa hakkad selle peale mõtlema ja võtta kõige vastikumad konfliktid, mis sa oled kogenud, siis vaata seda selle pilguga, et igas käitumises on positiivne kavatsus ja see tähendab, et ükskõik, mis keegi või sina teed, see on põhjendatud heade, positiivsete kavatsusega. Lähme edasi. Mis on NLP? Neurolingvistiline programmeerimine ehk see on need seadused,
psühholoogilised seadused ja nad töötavad, kui me võtame seda ette, kui me võtame need seadused ja elame nende järgi, siis me saame oma elu teha palju huvitavamaks, palju efektiivsemaks ja selline emotsioonide põletik me võtame maha, sest meie juhtime oma elu ja oma emotsioonid, mitte emotsioonid juhtivad meid tänu sellele, et me saame aru, miks me käitume ja miks teised inimesed käituvad või räägivad midagi. Ländame edasi. Millised on kavatsused või soovid on olemas? On olemas sisemised ja välimised. Mida see tähendab? Sisemised, et nad on suunatud minule heaks. Näiteks minu väärtus on tervis ja kõik, mis ma teen köögis, spordis, kõik, mida ma teen selleks, et tugevdada ja teha oma tervis paremaks. Nad on suunatud minu tegevused enda suunas. Kui minu tegevused suunatud teiste peale, et väljaspoole, et minu kõik positiivsed soovid on põhjendatud sellega, et ma tahan midagi head sulle. Näiteks ma ütlen lapsele, pane müts pähe, pane soojad riided, pane sappad jalga, kui on vihmane ilm. Et kõike seda ma teen mitte sellepärast, et tõestada, et ta on loll ja midagi elust aru ei saa ja ainult mina otsustan, mida ta peab selga panema. Ei, asi on selles, et ma tahan, et ta oleks terve, tal oleks soe, tal oleks hea ennast tunda, mitte midagi rohkem. Aga vahest meie vahel tulevad konfliktid oma lähedastega, lapsega, vanematega, töö juures. Konfliktid tulevad sellest, et meie väärtused ei klapi oma vahel, aga kavatsused on head, positiivsed, lihtsalt vahest inimesed ületavad piirid, isiklikud piirid, et näiteks kui mina sõidan bussiga ja keegi võõras tuleb minu juurde ja ütleb, et pane müts pähe, siis ta teab, kuhu ta peab välja minema. Aga võib-olla inimene heade soovidega läbi oma väärtused ütleb mulle, et kuule, väljas on külm, pane müts pähe. Aga mina ei ole küsinud tema arvamust, tema hoolitsust, tema kommentaar. Mul ei ole vaja seda, aga tema arvab, et ta teeb mulle kõige paremat, kõige head, et kõik käitumised on põhjendatud sellega, et inimene nagu kavatseb teha midagi paremat. Aga mina seda pole tellinud, et okei, tänan, aga ei ole vaja sinu kommentaari. Ja kui need kavatsused vaadata sügavalt, siis kehalises praktikas või minu praktikas ma näen seda, et kõige sellised nagu populaarsemad või tugevamad, need on need, mis nagu suunatud enese arengule ja enese hoolitsemisele, et meie üritame iseennast teha paremaks, et miks inimesed käivad massaažil. Mitte sellepärast, et minu elu teha paremaks. Nad käivad enda pärast, et nad saavad aru, et kui nad hoolitsevad oma tervisest, siis nende tänane elu, homne ja 10 aasta pärast on hea, kvaliteetne, sest nad elavad omas terves kehas. Veel, millised on kavatsused, on see väljaspool, mis ma rääkisin, et kui mul on oma väärtused ja läbi oma väärtused, tervis näiteks, läbi oma väärtused, ma tahan teha kõige paremat terve maailmale, aga maailm ei ole tellinud minu käitumised või kommentaarid, aga mina tahan, et sul on vaja seda teha, et kui ma hakkan targutada, et inimesed teavad, kuhu ma pean välja minema. Ja kuidas need soovid või kavatsused mõjutavad meie käitumise peale. Näiteks võtame peresuhed, et kui lastele me räägime, et tee seda, pane riided, pese käed puhtaks. Me tahame
oma hoolitsus näidata lastele, mitte see, et kuidagi suruda ja nende enesehinnang madalamaks teha. Kui ma ütlen oma abikaasale, et tee palun seda või seda või seda endale, ta ei ole tellinud minu arvamus võib-olla, aga ma tahan kõige parimat talle. Kui näiteks töö juures inimene tuleb ja ülemus, ta näeb terve pilt, kuhu on vaja jõuda, millised eesmärgid ja milline osakond, mida peab tegema. Ta näeb seda pilti tervikuna. Ja vahest ta võib nõuda seda, et kas sa tegid kõige parimal viisil enda poolt, kas sa tegid hästi, kas sa tegid see on kõik, mis sa saad enda poolt anda. Et see ei ole selleks, et kuidagi nagu halvasti käituda minuga või mõjutada minu peale, aga ta teeb seda, sest ta näeb terve pildi ja ta näeb, millised osakonnad, milline tulemus peavad teha, et saavutada mingi suurema eesmärgi. Võib-olla mina ei näe seda ja ma võin solvuda, 3-aastased lapsed solvuvad. Ma võin konflikti minna oma ülemusega, seda teevad lapsed, kui on pubertee periood. Aga ma võin oma aju võtta tööle ja öelda või rääkida iseendaga, et aga mida mina arvan, et mis see veel tähendab, et võib-olla läbi seda ülesanne ma saan iseennast rohkem arendada, ma saan rohkem midagi uurida, ma saan rohkem, et ma saan tõsta oma kvaliteetelu, ma saan tõsta oma unikaalsus läbi seda, et ma teen need ülesanned hästi. Ja kui ma vaatan niimoodi, siis kõiki võidavad sellest. Aga jah, loomulikult inimesed on erinevad ja käitumised on erinevad, et seda tuleb vaadata ja mina ei saa endale lubada, et keegi ületab minu piirid. Aga isegi kui inimene ületab piiri, ma vaatan miks see mind nii traumeeris või puudutas, miks ma reageerin niimoodi ja läbi seda, läbi trauma, läbi halba enesetunne ma leian selline peidetud alateadvuses oma soov või oma isikliku tragöödia ja ma saan sellega tööd teha. Ja siis enam keegi ei saa mind niimoodi traumeerida oma kommentaaridega, kui ma tean, miks ma reageerin nii ja ma saan seda nagu ümber seadistada. Praktika. Mida me võime teha selle teadmisega, mis toimub elus, kui inimene üritab kuidagi nagu hästi käituda ja mind õpetada või mina üritan kedagi õpetada. Et sellega saab teha 3 sammu. Punkt number 1. Analüüsida, milline kavatsus, milline soov on selle käitumise või kommentaari taga. Mis on selle taga? Ja kui ma tean, mis on selle taga, siis mul on kergem reageerida ja kergem aru saada, et mille peale nagu suunatud see käitumine või kommentaar. Punkt 2. Kui ma tean, siis ma saan ümber programmeerida oma elustrateegiat, et vaadata, kas selline käitumine või selline kommentaar või minu reaktsioon mõjutab suures perspektiivis minu peale hästi või vastupidi, ta pidurdab mind. Ja vastavalt sellele ma võin juba ümber programmeerida iseennast, et kui ma saan juurde pääsu oma alateadvusele, oma mõistuse juurde, mis mind juhib, selle kaudu ma saan juba ennast programmeerida ümber ja teha paremaks ja näha, mis mind traumeerib ja sellega juba tegeleda. Ja punkt 3, kasutada NLP seadused oma igapäevases elus, mitte ainult kehalistes praktikas või kehapraktikat, aga ka kasutada oma elus, et
võtta võimu enda kätte oma elu üle ja nautida sellega. Nii, kuidas veel saab tugevdada seda teadmine NLP praktikates, et enda käest küsida, miks ma käitun nii, milline kasu see toob mulle, ehk kuidas need minu käitumised või minu reaktsioonid või minu kommentaarid toovad mulle kasu või viivad mind minu eesmärgini, mis on selle taga. Selleks saab kasutada püramiida Diltsa, Diltsi püramiid, et see on nagu mõistuse tasemed, et kuidas meie iseendale aitame ja kuidas meie reageerime ja mis juhib meid. Läbi seda me saame iseendaga tööd teha oma mõistusega ja oma kehaga, sest keha, see on juba lõpp-punkt, et kõik need mõtted, mis meil on peas, nad mõjutavad meie tervise peale, meie käitumise peale, reaktsioonide peale, minu enesetunne peale ja kõik see jääb kinni, kui sellega ma ei saanud hakkama ja siis on kuskil pinged, valud ja kui sellega mitte tegeleda, siis see muutub juba haiguseks ja kui sellega mitte tegeleda haigustega ja nende põhjusega, siis see süveneb, siis on juba arstid saavad endale töö tänu sulle. Et kõik algab siit ja sellepärast seanssidel me töötame mitte ainult kehaga, aga mõistusega, et iseendale saaksime aidata. Ja teine küsimus, esimene oli, et mis on selle taga. Teine küsimus on vaadata, milline uus käitumine saab rahuldada minu soov. Näiteks, nagu ma rääkisin, et tulin töö juurest, olen väsinud, tahan puhata, viskan divanile pikali, söön midagi magusat, rasvased, puhkan, vaatan telekat ja arvan, et mina hoolitsen enda eest ja ma puhkan oma keha. Aga tegelikult, kui vaadata paar sammud edasi, mis see tegelikult teeb, et ma lihtsalt kasvan suureks ja mitte terveks, ehk vaadata, millised minu käitumised rikuvad või tugevdavad mind. Ja läbi seda ma saan vaadata, millised uued käitumised saavad mind tugevdada. Ja kolmas, see on juba harjutused mõistmisega oma väärtuste kohta, et millised väärtused aitavad mind jõuda oma eesmärkideni või vastupidi pidurdavad või kuidas ma saan neid muuta. Mis veel? Tänaseks ma tahtsin ka rääkida sulle, et need võimalused, kuidas päris elus me saame neid kasutada. Mis ma räägin? NLP massaažis. Minu seansid on holistilised, et holistilise lähenemisega, et mitte ainult kehaga me töötame, aga me töötame ka peaga, mõistusega, hingega, sinu vaimuga. Ja kogu käitumise keskmes on positiivne kavatsus. Ja mida ma saan sellega teha? Näiteks sa saad minna Instagrami ja seal bios sa leiad linki, mille kaudu sa saad endale aega broneerida tulla massaažile, kui sa hoolitsed oma tervisest. Sinu kavatsus on positiivne. Kui sa tahad teha midagi head teistele, me rääkisime sellest, et need meie käitumised suunatud kas või enda juurde või väljaspoole teistele. Et kui sul on lähedased, kellele sa tahad midagi head, anda midagi rohkem kui kommikarp või mingi kingitus, mis saab süüa, juua ja unustada ära, et sa võid kinkida need emotsioonid, mis jäävad terveks eluks ja kinkekaart massaažile saad soetada ja kinkida nendele, kellele sa soovid kõige paremat, kelle eest sa hoolitsed, keda sa armastad,
kellele sa tahad öelda, ma armastan sind, ma hoolin sinust, aga sa teed seda väljaütlemine läbi tegevuse, läbi käitumise. Et iga käitumine on põhjendatud kavatsusega, et kui sa tahad midagi head teha, tee seda mitte läbi sõnade, aga tee läbi tegevuste. Et sa võid endale kinkida kohtumine minuga, sa võid teistele kinkida kinkekaardi kaudu kohtumine. Ja aprillikuus meil on selline väike maraton, ta on tasuta ja ma ei ole välja kulutanud mis teema, aga sellega me teeme ühe praktika, ühe väga lihtsa praktika, millega me saame tugevdada kõik need teadmised, mis sa praegu saad ja sellega sa saad tugevdada seda, mida sa tahad ümber muuta, sa tahad ümber programmeerida ja endale teha kõige parema, sest kõige tähtsam inimene oled sina enda jaoks. Ja kui sul on hästi, siis sinu lähedastele on hästi. Et niimoodi sa saad teiste eest hoolitseda, kui sa alustad ennast, kui sa alustad hoolitseda iseennast. Ja kokkuvõtteks ma jätan sulle 3 küsimused, millega sa saad iseendaga tööd teha. Ja küsimus number 1 või mitte. Küsimus, et milline on positiivne kavatsus peidetud minu pingutuse taga. Et kui ma olen pinges, mis on hea kavatsus, mida ma tahan või kuhu ma tahan jõuda läbi seda, mida head peidub minu pingutuse taga. Näiteks ma pingutan teha palju tööd ja pingutan ja töötan 24/7. Olen väsinud, võib-olla olen närvis, aga selle taga on hea kavatsus. Näiteks ma tahan raha teenida selleks, et ma ei tea, lapsele osta riided, osta süüa, osta endale uus kodu, ma ei tea, annetada. Et selle taga on midagi, et iga käitumisega meie söödame, toidame need drakonid, mis meil peidus on, mis meie ei aru, ei saa, ei mõista, sest meid juhib see, mida meie ei mõista. Sellest me räägime edasi järgmisel eetris. Ja teine küsimus. Kuidas ma saan teistmoodi väljendada seda, et mitte teha endale haiget? Et esimene küsimus oli see, mis ma teen endale haiget, kuidas ma saan, mis selle taga on peidus, milline positiivne kavatsus. Teine, kuidas ma saan seda ellu viia, et mitte teha endale haiget. 3. Kuidas ma saan läbi keha tugevdada oma tasakaal hinges. Vaata näiteks, kui maailmas on torm, infotorm, sõjatorm, majanduse torm, poliitiline, igal pool toimub midagi ja selline ei ole väga rõõmustav info ja uudised. Aga kui minu sees on rahu, siis mina reageerin rahulikult, siis mina võtan vastu rahulikult ja mina teen need kokkuvõtted ja otsused nii õiged, et see ei riku minu elu ega teiste elu. Ja need on 3 küsimused, mida ma jätan sulle, sest kõige oluline töö ja kõige raskem töö on iseendaga töötada ja läbi viia seda dialoogi. Need küsimused sul on olemas. Vaata, mida sa saad nendega teha endale kergemaks, põnevamaks, efektiivsemaks ja kasulikumaks. Sellega me tänaseks lõpetame stories.